Oleme Kaitseressursside Ameti ees, kus mitmed ajateenijad suundub bussi peale ning alustavad oma teenistust. Emotsioone on mitmeid nii ajateenijatel kui ka nende lähedastel. Olen suhteliselt kaua oodanud selle jaoks ja midagi hullu nagu ma selles ei näe, et üsna rahulikult lähen. Ootan füüsilist koormust ja tahan saada rohkem iseseisvamaks ja ootan leida uusi kogemusi ja tuttavaid ja tahaks nagu meeskonna vaimu saada. Praegu on mõttes minna nakki, et pärast SPK-d, aga eks näeb, kunagi ei tea. Olen natuke ärevil ja natuke kardan, aga eks me näe, mis saab. Kuhu te aega teenima lähete? Sidepataljoni lähen mina. Ma lõpetasin just informaatika bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis. Iseenesest ma arvan, et ma ikkagi üsna palju õpin seal, saan targemaks, mis metsas teha, õpin distsipliini ja ka ennast juhtima uues olukorras. Teie sõber läheb aega teenima. Millised on teie emotsioonid hetkel? Väga hea küsimus. Ma tunnen lihtsalt kõike korraga. Natuke muretsen tema pärast, aga samas ma usun, et ta saab hakkama ja ma ei kahtle temast. No tore on. Eesti asja peab ajama ja ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks noor seda tegema. Mees sirgub peale seda. Kuna olen ise kaitseväes käinud, siis ja nüüd läheb poeg, et siis on ikka niimoodi, et selline uhke tunne, et saab oma laps ka ikkagi Eesti eest väljas olla. Millised on teie ootused üldse kaitseväele ajateenistuse osas? Poisid oleksid siis hästi haritud, õpitud, teavad ja kui vaja, siis saavad korralikult ühtse meeskonnana siis riiki kaitsta. Ma arvan, et see on õige asi, mida tuleb ajada selles mõttes, et ikka ajame Eesti riigi asja ja kes meid siis veel ei kaitse, kui mitte omad inimesed, et nii on.